Sisearhitekt, sisemaailmade looja. Inimene, kes kujundab ruumi, mis tõesti on ruum suure R-tähega. Sisearhitekti enda sisemaailm jääb aga enamasti meie eest varjatuks. Kuid mitte täna. Palun väga, tema on sisearhitekt. Ta teeb tööd. Ta ei tule siia lillepuketiga nagu mõni sisekujundaja, ei. Või tapeedirulliga, ei. See on hoopis teine asi. Sisearhitekt kujundab ruumi. Erakordselt empaatiline, tundlik inimene. Ta tajub ruumi paremal, vasakul, ees, taga, enda peal ja all. Ta tajub isegi ruumi tulevikku ja minevikku. Kogu sisearhitekti loomeenergia kulub aga sellele, et ruum kaotada. Et esile tõuseksid inimesed, kes tegelikult sellest ruumist ruumi teevad. Selle ruumi kasutajad, nende kunst, nende elu, nende emotsioonid. Sisearhitekt teab, et ruum ei saa kunagi valmis, vaid see sünnib iga päev uuesti. Mis siis üldse on minu töö? Tabab sisearhitekti melanhoolne mõte. Mis mõte minu tööl siis on? Kui ma ruumi valmis saan, tulevad siia inimesed ja kasutavad seda valesti. Aga ta ei jää sellesse mõttesse kinni. Ei. Mitte sisearhitekt. Sest tema ruumid ei ole ahistav valge leht. Tema ruumid on inspireeriv lõuend. Ja seal on väga suur vahe. Sisearhitekt loob elamust. Ta loob ruumi elamust. Ta on nõudlik, väga hea maitsega ja ta ei rahuldu enne, kui on leidnud selle täpselt õige. Palun väga. Nüüd on teil võimalus nautida ruumielamust. Tunnete? Muidugi tunnete.